Üsna sageli juhtub meie töös niimoodi, et helistab üks väga-väga ärritunud inimene. Selgub, et ta on just lahutanud oma kooselu ja ta ei ole jõudnud kokkuleppele oma ekspartneriga näiteks vara jagamise küsimustes. Ja loomulikult talle tundub, et tegemist on räige soolise ebavõrdsusega. Aga perekonna asju võrdõigusvolinik ei lahenda ja siin me aidata ei saa. Kui teil tekib lahutusega seoses küsimusi või lahendamatuid probleeme, tuleks ikkagi pöörduda kas perenõustaja poole või siis kõige äärmuslikematel juhtudel ka kohtusse. Kus me veel aidata ei saa, on näiteks siis, kui te loete ajalehest või ajakirjast kellegi ütlusi, mis teile ei meeldi. Sõnavabadus on Eestis kaitstud ja isegi kui teile ei sobi see, mida teine inimene ütles, siis sõnavabaduse kaitse on ikkagi tugevam. Sõnavabaduse alla ei käi vihakõne. Vihakõne on siis, kui mitte lihtsalt ei öelda kellegi kohta halvasti, vaid ähvardatakse teda ka füüsiliselt. Siis tuleks pöörduda politseisse. Loomulikult tuleb minna kohe politseisse ka siis, kui tegemist ongi juba päris vägivallaga. Või ka siis, kui teie suhtes on kasutatud näiteks seksuaalset vägivalda, tuleb ikkagi pöörduda kohe politseisse. Voliniku käed jäävad siin lühikeseks. Võrdõigusvolinik ei saa aidata ka siis, kui teie juhtum on juba saanud kas kohtult otsuse, töövaidluskomisjonilt otsuse või õiguskantslerilt seisukoha. Kui teid häirib reklaam, mis teie arust kedagi kas alandab või ebavõrdselt kohtleb, siis tuleks pöörduda Tarbijakaitseametisse. Kui keegi pöördub meie poole küsimuses, mis ei ole meie pädevuses, siis inimestena loomulikult me katsume leida koha, kuhu see lahendus leitakse ja saame inimest edasi suunata.